Selles ekraaniviisoris räägime InDesignist väljatrükkimisest, mõeldes siis täiesti trükivalmis originaali peale. Ja minu ametlik soovitus on alati minna printima mitte lihtsalt läbi prindi, vaid läbi print preseti ehk valides siit sobilikku. Paraku mul hetkel ei ole siin ühtegi. Ja teeme selle valmis endale tüüpseadistuse kasutades printimist ja järgmine kord on meil siis mugavam. Kõigepealt on meil võimalik printida kas Adobe PDF-i ehk otse Distillerisse, millisel puhul rakenduvad Distilleris seadistused, mis on määratud meil vastava selle printeri propertite all. Siin on võimalik panna juba paika, et mis on siis vastavalt job options, PDF XA 2001 näiteks ja sellisel puhul on suhteliselt turvaline trükkida otse sellesse Adobe PDF-i. Kui te aga ei ole kindlad, kas Adobe PDF printer on seadistatud õige job optionsiga või näiteks on karta, et äkki tulevad mingisugused vead, oleks hea neid logifailist näha, siis soovitan ma valida siia PostScript faili. PPT-ks siis endiselt see Adobe PDF-i oma ja siit on võimalik valida mis lehekülgi, setupist, lehekülje suurus, kindlasti custom, sellisel puhul InDesign rehkendab õige lehekülje suuruse, centered, ehk et oleks see toote lehekülg oleks täpselt väljatrükki lehekülje keskel. Minul on kombeks panna peale ka crop märgid. See tagab selle, et mul on visuaalselt lihtne faili kontrollida ja crop märkide kaugus võiks olla siis ütleme 3 millimeetrit, vaikimisi kipub seal olema mingi 2,117. Nüüd miks 3? Aga sellepärast, et meil on pleed, mis võiks olla 5 millimeetrit näiteks, et oleks piisavalt, siis kui 3 millimeetrit on parasjagu nii kaugel, et meil jääb 3 millimeetrit pleediruumi, et märgid pärast nähtavale ei ilmuks. Ja samas, kui näiteks poognemontaaž teeb 5 millimeetrise pleediga poognemontaaži, siis ikkagi on 3 millimeetrit, need märgid jäävad kergelt servast näha, et neil on kontrolliks hea ja mugav näha. Et see on põhjus. Nagu näha, ma võtsin maha siit Use Document Bleed Settings ja panin käsitsi peale 5 millimeetrit. Seda sellepärast, et ma ei ole päris kindel, kas kõigis minu dokumentides on õige bleed setting sees. Võiks olla vaikimisi pandud juba siit printimise seadistustest paika. Output. Siin on nüüd 2 valikut. Üldiselt on komposite smükk mõningal puhul, aga võib-olla kasulik panna in-rip separations, see on juhul, kui on soov kasutada Adobe enda trappingut. Minul on niimoodi igal juhul alati toiminud. Graafika, kindlasti saata pildid all, vaikimisi on siin optimize subsampling, mis tähendab, et InDesign üritab otsustada, kas ta võiks teha piltidele downsamplingut ja mõningatel puhkudel käitub see ettearvamatult. Ehk ta ei saa aru, et 300 oleks normaalne pildiresolutsioon. Värvihaldus. See on nüüd koht, kus ma InDesign CS2 puhul soovitasin, üldse InDesign CS-i puhul soovitasin värvihalduse välja lülitada printimise hetkeks, et oleks kindel, et ei toimu mingisugust värvikonversiooni. CS2 on igati mõistlik jätta see sisse juhul, kui meil oleks erinevus printeri profiili ja dokumendis oleva profiili vahel, mis võis juhtuda ka
CS-is ja mis oli just probleemiks, siis InDesign CS ei hoiatanud, ei olnud lihtne näha, et seal erinevus on ja kippus muutma ümber mustasid, kaasa arvatud teksti must sai 4 värvi mustaks. CS2-s on siin aga näha, et sellisel puhul läheb aktiivseks võimalus valida preserved SMYK numbers ehk isegi juhul, kui meie dokumendi profiil ja printeri profiil on erinevad, siis SMYK pildid säilitavad oma omadused, SMYK objektid ja lihtsalt RGB objektid või lähebobjektid lahutatakse selle printeri profiiliga. Aga kui me paneme tagasi siia selle dokumendi oma, siis on see üldse hall, nüüd on teada, et on dokumendi profiil on hetkel täpselt sama, mis on see väljaprintimise profiil. Advance'i all on selline asi nagu transparency flattener, mis on siis see, et kui dokumendis on läbipaistvus kasutatud ja printer seda ei tunnista, nagu näiteks PDF-X1A puhul see on, siis millise resolutsiooniga seda teha, kindlasti alati high resolution, muidu võivad jääda mõned artefaktid näha. Ja nüüd, kui see kõik on paika pandud, siis mõistlegi on soovitav teha save preset ja ütleme, et see on PDF trükki näiteks. Okei. Ja nüüd, kui me selle siit save'ime, siis me saame selle see pole oluline antud hetkel. Failiga valmis ja meil on võimalik minna ja ta ära distillida. Nii. Ja tulemus peaks siis olema selline. Ehk et lehekülg, kus on mugavalt näha peal kroppmärgid, mis võimaldab mul visuaalselt kontrollida, et Blade läheb tõesti üle formaadi, samas need märgid ei ole liiga lähedal leheküljele. Nüüd, kui ma järgmine kord lähen trükkima, olgu siis seda dokumenti või mõnda teist, on mul juba mugav minna ja valida siit samast alt PDF trükki, mis paneb kõik need seadistused täpselt samaks, nagu mul eelnevalt sai enne salvestamist valitud ja tulemus on oluliselt lihtsam. Loomulikult on mõttekas siin koha peal teha ka teine preset, näiteks selline, kus mul on transparency flattener on medium ja võib-olla ka tõesti on peal piltide puhul optimized subsampling, näiteks laserprinteris prooviversioonide väljatrükkimiseks pole mõtet sinna saata täis versiooni piltidest ja salvestada siis vastavalt lõures väljundi nime alla ja siis valida üht või teist. Ja siit tulebki see koht, miks see save preset on oluline, et kui me vahepeal kasutame kehvema resolutsiooniga parameetreid, siis harjutades ennast kasutama save preseteid on meil kindel, et meil lõpuks trükikotta minnes saavad siiski kõik seadistused õigeks keeratud.